Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Venemaa energiarajatiste vastu, eriti selle suuremate naftatöötlemistehaste vastu. Vabustavad kaadrid apokalüptilistest tulekahjudest, mille põhjustasid rünnakud Primorski ja Utsluga naftasavamatele Leningradi oblastis, jõudsid rahvusvaheliste uudiste pealkirjadesse. Satelliidipildid kinnitasid hiljem mõlemas kohas suuri kahjustusi. Need rünnakud on olnud tõsine löök Vene sõjamasinale. Miks? Sest Venemaa naftaekspordi tabamine tähendab selle sõjalise jõu löömist kõige valusamasse kohta, rahakotti. Lisaks Primorski ja Ust-Luga rünnakutele on Ukraina korraldanud veel rünnakuid kahele teisele Vene rafineerimistehasele. Kirishi Neftir Orgsintes ehk lühidalt Kinev, mis asub Kirishi linnas Leningradi oblastis, ja Jaroslavli Neftir Orgsintes ehk Janoš, mis asub Jaroslavli linnas samanimelises oblastis. Need rünnakud võivad põhjustada Vene sõjaväe seiskumise, kuid täiesti mehaanilistel, mitterahalistel põhjustel. Siin on, mida Ukraina tabas ja miks need löögid on Kremlile nii suur hoop. Kirishi Neftiorgsintes ja Jaroslavli Neftiorgsintes rafineerimistehased asuvad mõlemad umbes 430 kuni 435 miili kaugusel lähimast Ukraina piirist. Aga need ei ole lihtsalt suvalised rafineerimistehased. Venemaal on kokku vähemalt 50 rafineerimistehast, mis näitab, kui ulatuslik on riigi naftatööstus. Kinev peetakse suuruselt teiseks ja Janos neljandaks. Nende kahe rafineerimistehase hinnanguline toodang on vastavalt umbes 380 000 ja 300 000 naftabarrelit päevas. Venemaa kogu rafineerimisvõimsust hinnatakse umbes 6,5 kuni 6,6 miljoni naftabarrelini päevas. Seega kaotab Venemaa iga päev, millelt 2 rafineerimistehast on rivist väljas, veidi üle 10% oma kogu rafineerimisvõimsusest. See on tohutu. Kuna Ukraina ründas neid rajatisi märtsi lõpus, näivad mõlemad rajatised olevat täielikult rivist väljas. On möödumas nädal ilma igasuguse toodanguta ja tegevuse taastamise ajakava pole teada. Koos rünnakutega lähedal asuvatele Primorski ja Ust-Luga naftaekspordikeskustele kaotab Venemaa tohutult tulu naftaekspordist. Ja see kõik juhtub täiesti valel ajal. Üle maailma on nafta hind hüppeliselt tõusnud, kuna Iraan sulges Hormuzi väina vastuseks USA ja Iisraeli rünnakutele. Umbes 20% maailma naftakaubandusest läbib Hormuzi väina ning nende sulgemine, mis on kestnud juba kuu aega, on põhjustanud selle, mida mõned on nimetanud ajaloo suurimaks naftatarnešokiks. Probleem on nii terav, et USA on ajutiselt tühistanud sanktsioonid Venemaa ja isegi Iraani naftaekspordi suhtes, et proovida seda puudujääki täita. Vene president Vladimir Putin oli lootusrikas, nähes võimalust, et Venemaa nafta järele tekib tohutu nõudlus. Et katta puudujääk, eriti kui hind on 2 kuni 3 korda kõrgem kui varem saadud. Kuid tegelikult toimub vastupidine. Praeguste hindade juures kaotab ta nende 2 rafineerimistehase ja naftat vedavate sõlmpunktide vastu suunatud rünnakute tõttu päevas 50 kuni 100 miljonit dollarit. See peab olema valus, kuid need rünnakud Kinevi ja Janose rafineerimistehaste vastu on talle veelgi suurema peavalu põhjustanud, sest need 2 tehast ei tooda mitte ainult tavalist tootevalikut, mis koosneb mõnest erinevast kütuseklassist. Nad toodavad ka suurem osa Venemaa spetsialiseeritud tööstusõlidest, sealhulgas neid, mida sõjavägi palju kasutab. See tähendab, et kui Ukraina suudab need jäädavalt rivist välja lüüa, jääb Putini sõjamasin üha enam seisma, kui mitte täiesti kinni. Tehniliselt on olemas ka 3. rafineerimistehas, mis toodab tööstusõlisid, mida Vene sõjavägi vajab liikumiseks. Lukoili, Volgogradi, Nefteperera-Bodka, rafineerimistehas Volgogradis. Tootmisvõimsusega 280 000 kuni 300 000 barrelit päevas, mis moodustab umbes 5% Venemaa kogu rafineerimistoodangust, on see suurim rafineerimistehas Venemaa lõunaföderaalringkonnas. Kuid ka seda on Ukraina korduvalt rünnanud. Ukraina on tehast tabanud 9 korda. Viimane rünnak 11. veebruaril õhtul kahjustas olulist toornafta destilleerimisseadet, mis moodustab umbes 40% tehase võimsusest, sundides kogu tootmise peatama. Märtsi lõpuks on tehas endiselt suletud ja taaskäivitamise ajakava pole avaldatud, nii et Putini jaoks pole seal erilist leevendust. Volgogradi tehas on spetsialiseerunud sügavtöötlemisele, tootes standardset diislikütust ja bensiini ning ka erikütuseid nagu aviatsioonipetrool, kütteõli, bituumen ja määrdeained. Ja paljud neist on Vene sõjaväe jaoks üliolulised. Ilma lennukikütuseta ei saa hävitajaid ega strateegilisi pommitajaid õhus hoida. Ja sa ei saa hoida soomukeid, mobiilseid õhutõrjesüsteeme ega suurtükke töös ilma vajalike määrdeaineteta nende paljude oluliste liikuvate osade jaoks.
Putini jaoks pole see mitte ainult kahekordne, vaid kolmekordne probleem. Riigi suuruselt teise rafineerimistehasena toodab Kinev umbes 80 erinevat toodet. Nende hulka kuuluvad mootoribensiinid, diislikütused, lennukikütus, kütteölid, naftapitumenid, vedelgaas, naftaaromaadid ja lahustid, parafiinid, väävelhape, väävel ja palju muud. Oluline on see, et tehas toodab praktiliselt kõiki reaktiivkütuse marke, nii tsiviil- kui ka sõjalennunduse jaoks. Sinna hulka kuuluvad TS1, T1, T1S, T2 ja RT tüüpi lennukikütused. Kõige enam kasutatakse TS1 tüüpi kütust, mida peetakse võrreldavaks lääne Jet A1 kütusega. See on standardne petrooliumil põhinev reaktiivkütus, mida kasutatakse enamikus Vene sõjalennukites ja tsiviillennukites. See on tuntud oma parema külmakindluse poolest, kuna selle külmumispunkt on väga madal, –58 kraadi Fahrenheiti järgi. RT, mida mõnikord nimetatakse ka PT-ks, kuna see on nii kirillitsas kirjutatud, on TS ühe kõrgema kvaliteediga mark. Seda kirjeldatakse sageli kui ühtset Venemaa kütust, nii allhelikiiruselistele kui ka ülehelikiiruselistele lennukitele. RT on hüdrotöödeldud toode, millel on kõrgemad kvaliteedinõuded ja seda kasutavad ülehelikiiruselised lahingulennukid nagu Su-30 missioonidel, kus kütus võib kuumeneda. Nii et iga päev, mil Kinev on rivist väljas, jätab see Venemaa õhujõud ilma olulistest kütustest, mida neil on vaja oma hävitajate ja pommitajate õhus hoidmiseks. Pole teada, kui suured varud neid spetsiaalseid kütuseid Venemaal on, kuid operatsioonide tempo Ukrainas viitab sellele, et need ei kesta kaua. Aga Putini probleemid pidevalt rivist väljas oleva Kinevi tõttu ei piirdu ainult lennukikütustega. Kinev on ainus rafineerimistehas, mis on selgelt tuvastatud kui F5 ja F12 merekütuseõlide tootja Venemaa mereväe jaoks. Need õlid on üliolulised selleks, et hoida suuri sõjavaevu nagu aurujõul töötav lennukikandja Admiral Kuznetsov ja projekti 956 Severin-Junei klassi hävitajad liikumas. Kuigi Kinev võib olla suurem tehas, mille toodang on 26% suurem kui Janosel, on Ukraina rünnakud viimase vastu tõenäoliselt veelgi olulisemad Venemaa sõjaväe jaoks. Janos on strateegiline rafineerimistehas, mis varustab kütusega Venemaa keskföderaalringkonda, Moskvat ning katab Venemaa kaitseministeeriumi vajadused. Kuid see on ka Venemaa juhtiv spetsialiseeritud õlide ja määrdeainete tootja, mille töötlemisvõimsus on 15 miljonit tonni naftat aastas. Selle peamiste toodete hulka kuuluvad mootoribensiinid, diislikütus, lennukikütus, kütteõli, teede, katuse ja ehituspiduumenid, parafiinmahatooteid, aromaatsed süsivesinikud ning baas, kompressori, transmissiooni ja tööstusõlid. Eriti tasub mainida, et Janos on ainus spetsiaalse arktilise diislikütuse tootja, mis on välja töötatud vastavalt Venemaa kaitseministeeriumi ainulaadsele standardile. Kütus toimib tõhusalt kuni –85 kraadini Fahrenheiti järgi ning saavutab oma äärmusliku madala temperatuuri taluvuse ilma lisaaineteta. Selle asemel tugineb see täiustatud rafineerimisprotsessidele nagu iosode waxing, et tagada töökindlus Arktika ja Antarktika tingimustes. Lisaks kasutatakse Janosis toodetud turbiini, tööstus, kompressori ja ülekandeõlisid ning määrdeaineid laialdaselt sõjalises ja eriotstarbelises tehnikas. Samuti kasutatakse baasõlisid, mida kasutatakse edasi määrdeainete ja eriliste omadustega õlide tootmiseks. Eriti toodab Janos õlisid ja määrdeaineid T90M, T72B3M ja T62 tankide mootoritele ja ülekannetele. Kogu Vene soomusmasinate ja soomustransportööride seeria raske mitmeteljelise platvormi O. Transportöörid, mida kasutatakse strateegiliste raketisüsteemide, strateegiliste raketivägede laadimis- ja transpordisõidukite, raskete KAMAZ-tüüpi veoautode, inseneritehnika ja erisõjalise tehnika transportimiseks. Aga sellega asi ei piirdu. Janos toodab ka õlisid gaasiturbiinmootoritega varustatud T-80U BVM tankidele ning Puki, Torri ja Pantsiri õhutõrjeraketisüsteemide perekonna hüdrosüsteemidele ja ajamitele. Samuti õlisid ja määrdeaineid Vene mereväe laevade gaasiturbiinmootoritele. Tehas toodab ka käigukastiõlisid MI ja KA seeria ründekopteritele, samuti Tu-95 MS strateegilise pommitaja turbopropellermootoritele ja käigukastidele. Jällegi pole selge, kui suured on Venemaa varud nendest kriitilistest õlidest ja määrdeainetest, kui neid üldse on. Aga üks asi on kindel. Iga päev, mil Janos on rivist väljas, suureneb tõenäosus, et kogu Venemaa sõjamasina põhikomponendid lihtsalt hanguvad. Kui Vene tankid juba praegu töötavad ootustest palju kehvemini, siis kujutage ette neid ilma määritud mootoriteta. Nagu hiljutised Ukraina löögid on tõestanud, on Venemaa õhutõrje juba praegu Ukraina rünnakute kasvava intensiivsuse all pinges.
Kujutage ette, kui auklikud nad oleksid, kui nad ei saaks füüsiliselt selliseid süsteeme nagu pantsir kohale liigutada, et rünnakuid tõrjuda. Õnneks pole Ukraina konflikt veel tuumasõjaks muutunud, seega poleme näinud RS-24 JARS mandritevahelise ballistilise raketisüsteemi tegevuses. Aga isegi kui see juhtuks, oleks Platoforner O ehk Kamaz 7850 veoki perekonnarivist väljas olemise tõttu Venemaa võimekus JARS-i kasutada tõsiselt piiratud. Platoforner O12x12 ja 16x16 variandid toimivad RS-24 JARS-i transpordi, püstiseadmis ja stardiplatvormidena ehk tellidena. Kui sa oled väsinud sellest, et kõik sinu uudisteallikad kordavad samu uudiseid, siis oled sa õiges kohas. Siin sõjasaates me ei kaeva ainult sõjaliste pealkirjade taha, vaid selgitame ka, miks need olulised on. Vajuta tellimisnuppu, et olla alati kursis kõige olulisemaga. Nüüd ei ole ainult Venemaa tuumatriaadi maismaa osa see, mis on ohustatud, kui Janose rafineerimistehas pikemaks ajaks suletakse. Ka tuumatriaadi õhuosa satub iga päevaga üha suuremasse ohtu, kui rafineerimistehas ei tööta. Tu-95 MS on üks Venemaa peamisi strateegilisi pommitajaid, millest umbes 47 on aktiivses teenistuses ja veel umbes 13 lennukit on hoiul, kuid tõenäoliselt kasutuskõlbmatud peale varuosade. Laevastik sai tõsiselt kannatada eelmisel aastal toimunud julgeoperatsiooni Spiderweb käigus. Umbes 6-8 Tu-95 MS-i hävitati ja veel üks sai tõsiselt kahjustada nende rünnakute käigus Olenja ja Belaja lennubaasides, kus need olid pargitud. Venemaa ei saa endale lubada veelgi rohkem kaotusi. Tu-95 MS kannab KH-102 tuumatiibraketti, KH-55 kaugmaa tuumavõimekusega tiibraketti ja KH-15 lühema tegevusraadiusega õhust lastavat tuumavõimekusega raketti. See kannab samuti tavalisi KH-101 tiibrakette ja terroriseerib nendega regulaarselt Ukrainat. Kuid pommitaja peab olema õhus, et oma rakette välja lasta ja seda ei juhtu, kui tema turbopropellermootoreid ja käigukaste ei saa korralikult õlitada, sest rafineerimistehas, mis vajaliku õli toodab, on leekides. Praegu, kuigi pole selge, kui kaua võtab aega 2 suure rafineerimistehase töö taastamine, on väga ebatõenäoline, et need oleksid jäädavalt rivist väljas. Need on tohutud rajatised, kus Anos hõlmab 809,1 hektarit töötlemisrajatisi. Seega mõned löögid, eriti kaugmaa droonidega, mis kannavad suhteliselt väikest koormat, ei ole lihtsalt piisavad, et hävitada nii suurt tehast, mistõttu keskendub Ukraina pigem kvantiteedile kui tingimata kvaliteedile. Ukraina ründab neid rajatisi regulaarselt. Kahjud kuhjuvad järk-järgult ning samuti kasvavad nii remondikulud kui ka katkestatud tootmise tõttu saamata jäänud tulud. 28. märtsi rünnakud Janosele Jaroslavlis on selle rajatise teine suurem rünnak. Esimene rünnak 12. detsembril 2025 kahjustas AVT-4 seadet, mis moodustab umbes kolmandiku selle võimsusest ning naftat laadivat platvormi. Nagu märtsikuu rünnakute puhul kinnitasid tööstusallikad pärast rünnakut tootmise täielikku peatamist, kuigi enne teist rünnakut oli vähemalt osa tootmisest taastatud. Samamoodi põhjustas 26. märtsi rünnak Kinevi vastu tulekahju ja kahjustas 2 peamist töötlemisseadet, Elu AVT-4 ja Elu AVT-6, sundides Kinevit kogu tegevuse peatama. Kahjustada said ka naftabitüümi tootmisrajatised, mis toodavad toornafta töötlemisel tekkivad kõige raskemat jääki ning peamised toornafta töötlemise ja gaasi fraktsioneerimise seadmed, mida kasutatakse kergete gaaside eraldamiseks pärast toornafta rafineerimist. See oli 6. kord, kui rafineerimistehas tabati, kusjuures mõned varasemad tabamused kinnitati 8. märtsil, 14. septembril ja 14. oktoobril 2025. 8. märtsil 2025 väitsid Vene võimud, et Ukraina droon tulistati rafineerimistehase kohal Vene õhutõrje poolt alla. Leningradi oblasti kuberneeri Aleksander Drozdenko sõnul kahjustasid drooni rusud ühe mahuti välisstruktuuri. Ta teatas sarnasest juhtumist pärast 14. septembri rünnakut öeldes, et Vene õhutõrje tõrjus Kuriši piirkonnas 3 drooni, millest ühe alla tulistatud drooni rusud kukkusid rafineerimistehase territooriumile ja süütasid tulekahju. Ta ütles, et tulekahju oli kustutatud ja kannatanuid ei olnud. Sellegipoolest teatas Reuters, et rünnak sundis peatama tootmise rafineerimistehase ühes võtmetähtsusega töötlemisüksuses, mis vastutab peaaegu 40% tehase tootmisvõimsuse eest. Reutersi allikate sõnul sai rünnakus kahjustada üksuse ahi ning muu varustus, mistõttu tuli tootmine peatada. Remonttöödeks hinnati aega umbes kuu, kuid Ukraina polnud selle õnnetu tehasega kaugeltki lõpetanud. Vaid 3 nädalat hiljem, 4. oktoobril, rünnati seda taas.
Seekord väitis Trostenko, et õhutõrjejõud tulistasid Kuriši kohal alla 7 drooni, mille rusud põhjustasid tööstuspiirkonnas tulekahju, mis hiljem kustutati. Droonid sihtisid peaaegu kindlasti Kinevi rafineerimistehast ning tohutu tulekahjukaadrid viitavad sellele, et sõltumata sellest, kas tabamus tuli otseselt või rusude kaudu, sai rafineerimistehas tõepoolest pihta. Nüüd näib, et 2026 aasta märtsi rünnakud on seni sellele rajatisele kõige rohkem kahju tekitanud ning pole märke, et Ukraina kavatseks sellega piirduda. Miks ta peakski? Need 2 tehast koos Volgogradi rafineerimistehasega on olulised osad, mis hoiavad Vene sõjamasina hästi õlitatuna ja töös. Regulaarsed rünnakud nendele rajatistele vähendavad Venemaa võimet toota spetsialiseeritud ja olulist varustust, mis on täiesti vajalik sõja jätkamiseks. Muidugi ei piirdu Ukraina rünnakud ainult nende rajatistega. Ainult Balti piirkonnas tabas Ukraina samal nädalal, kui toimusid viimased Kinevi ja Janose rünnakud, arvukalt muid sihtmärke, mis häirisid Venemaa sõjalisi ja tsiviiloperatsioone. Pulkovo lennujaam, mis on Venemaa suuruselt teine ja Peterburi peamine rahvusvaheline lennujaam, oli sunnitud 26. märtsi rünnakute ajal järjekordselt lende peatama. Eelmisel ööl, 24. ja 25. märtsil tabasid Ukraina droonid Novoteki gaasitöötlemiskompleksi Ust-Luga sadamas ning vastutuse võtsid nii Ukraina julgeolekuteenistus kui ka erioperatsioonide väed. See operatsioon järgnes droonirünnakule Primorski naftaterminalile 22. 23. märtsil, kus süüdati kütuselaahoone. Ukraina ametnikud on kirjeldanud neid koordineeritud rünnakuid kui osa pidevast pingutusest sihtida eksporditaristut, mis toob Venemaale tulu sõjategevuse jaoks ja toetab nafta ning gaasitoodete ülemaailmset vedu. Rünnakuid Venemaa energiatööstuse taristu vastu on tabavalt nimetatud kineetilisteks sanktsioonideks ja need teevad haiget. Venemaa ekspordi häirimine ja ühiskonnas tekitatud kaos, mis tuleneb reiside katkestustest, mõjutavad kahtlemata Venemaa võimet sõda pidada ning hoida elanikkonda üldiselt sõjategevust toetamas. Kuid rünnakud 3 peamisele rajatisele, mis hoiavad nende sõjaväge töös, teevad veelgi rohkem haiget. Kahjustatud rafineerimisseadmed, nagu esmased destilleerimis- ja katalüütilised krakkimisseadmed, vähendasid sõjalise kvaliteediga kütuste tootmist. Ainuiksi 26. märtsil toimunud Kinevi rünnak katkestas üle 6% Venemaa rafineerimisvõimsusest ja häiris varustust loode Venemaale määramata ajaks. Oluline on see, et rünnakud häirisid ka varustust okupeeritud aladele Ukrainas, aeglustades ja mõnel juhul näiliselt peatades Venemaa kõikuvat kevadrünnakut. Need rafineerimistehaste rünnakud koos paljude teistega on erinevatel aegadel rivist välja viinud 15–40% Venemaa rafineerimisvõimsusest. See sundis Moskvat hoopis kütuseeksporti vähendama ja varusid kasutama siseturu nõudluse rahuldamiseks, eriti oma sõjaväe varustamiseks. Vähenenud naftatulud mõjutavad ilmselgelt Putini võimet sõda rahastada, kuid see põhjustab ka kohalike kütusehindade tõusu, mis õhutab rahulolematust avalikkuses. Ja see on sundinud Venemaad kaitseseisundisse asuma. Rünnakud Venemaa sisemuses asuvatele rafineerimistehastele on sundinud Putinit suunama oma suhteliselt piiratud õhutõrjeressursid nende kaitsmiseks. Venemaa on olnud sunnitud isegi reservväelasi välja kutsuma, et neid süsteeme mehitatud hoida. Rohkem õhutõrjesüsteeme sisemaal tähendab vähem süsteeme lahinguväljal, mis on selge eelis Ukrainale. Kuid mis kõige tähtsam, mida kauem need rafineerimistehased rivist väljas on, seda suurem on surve nendele masinate töötavatele osadele, mis käitavad Venemaa sõjamasinat. Putin ei saa endale lihtsalt lubada tankide, soomukite, õhutõrjesüsteemide ja isegi oma õhujõudude lahingusse saatmist, kui pole saadaval naftat, mis neid käitaks ja määriks. Mida rohkem Ukraina neid rafineerimistehaseid ründab, seda enam nõrgestab see Venemaa võimet sõda jätkata. Tundub iseenesest mõistetav, et Ukraina peaks neid edasi ründama, välja arvatud juhul, kui nende liitlased suudavad neid ümber veenda. Ukraina president Volodymyr Zelenski on juba vihjanud, et mõned partnerid on hakanud temale survet avaldama, et Ukraina vähendaks rünnakute intensiivsust Venemaa energiarajatiste vastu. Põhjus ei ole muidugi mingisugune kaastunne Venemaa vastu. Naftavarud on kogu maailmas vähenemas Hormuzi väina ummikseisu tõttu. Vastumeelselt on lääneriigid olnud sunnitud lubama Venemaa nafta ajutiselt tagasi turule, et hoida ülemaailmset majandust stabiilsena ja takistada naftahindade veelgi suuremat tõusu. Ukraina võib olla sunnitud mõneks ajaks edasistest rünnakutest hoiduma ja seda mitte ainult diplomaatilistel põhjustel. Aasia jooksul jõuavad kõrged naftahinnad paratamatult ka Ukrainasse, nagu ka mujale maailmas. Aga kui tarnehäire ei kesta enam kaua, võime täiesti kindlad olla, et näeme veelgi rohkem tulekerasid Venemaa taevas, eriti nende 3 rafineerimistehase juures, mis on Venemaa sõjaväe jaoks üliolulised.
Seda muidugi juhul, kui Zelenski üldse kuulab oma liitlaste üleskutseid nende rünnakutega hoogu maha võtta. Isegi kui ta seda teeb, on Ukrainal varuks veel palju teisi trikke. Vaata seda videot geniaalsest uuest strateegiast, mis võiks samuti sõja Ukraina kasuks lõpetada. Aitäh vaatamast!